Hümni ehk koraaliga algab vespris uus vormiosa. Pühalaulukooli vesprites on hümn enamasti rohkesalmiline ja selle põhjus on lihtne. Ma olen püüdnud koraali teksti komponeerimisel võtta arvesse käsiteldava pühapäeva tekste, nii lektsioone kui ka missa propriumi laulude omi. Kuna hümni sõnades kasutatakse nimetatud tekste, võiks seda käsitleda kui jutlust. Ainus erinevus seisneb selles, et jutlus toimub lauldes ja kõik jutlustavad kõigile. Kõik kuulutavad kõigile. On hädavajalik, et selliseid hümne lauldaks nõnda nimetatud narratiivses koraalilaulu stiilis. See eeldab esmalt teksti lugemist, mitte aga viisi õppimist. Võib öelda, et narratiivse koraalilaulmise tunnuseks on koraalitekstis sisalduva loo rääkimine selleks sobivat viisi kasutades. See ei ole sama, mis laulmine, sest laulmine on eelkõige muusikaline tegevus, aga narratiivne stiil põhineb esmalt teksti lugemisel ja mõtestamisel ning alles siis muusikalisel mõtestamisel. Nagu te võite kuulda, ei pisenda see laulmise kuuldavat väärtust, vaid pigem vastupidi. Tekib uutmoodi muusikaline kogemus. Jutustades, võiks isegi öelda jutlustades koraalis sisalduvat pühakirja lugu nii iseendale kui teistele, tekib teatav sümbioos kuulutusest, palvest ja ülistusest, mis kõik seguneb ebamaiseks vaimseks osaduseks. Seda on võimalik tajuda ka kuulates, aga eriliselt tugeva elamuse annab koha peal kaasalaulmine ja miks mitte ka salvestisega kaasalaulmine. Kuulake eriti tähelepanelikult, kuidas viimases salmis pöördub laul pea eksalteeritud ülistuseks, nii et mikrofongi ei suuda seda korrektselt vastu võtta. Heli on selleks ootamatult liiga vali. Kõik laulavad nii südamest, nagu see oleks viimane kord, kui nad üldse laulda saavad. Kuna orelimäng laulu ei summuta, siis kõlab laulev kogudus tõeliselt vägevalt. Hümnile järgneb salmike, milleks ma olen hakanud pühalaulukooli vespritel kasutama möödunud pühapäeva algussalmide antifooni teksti. Niisiis salmike on traditsiooniline, aga salmikese teksti valik on didaktilistel põhjustel uuenduslik. Salmikese roll liturgias ei ole konsensuslikult mõistetav. Asudes kahe küllaltki mahuka vormiosa hümni ja Maarja kiituslaulu vahel, tundub salmike oma pisiduses kuidagi ebaproportsionaalne. Tegu on miniatuurse vormiosaga, mis justkui peaks kuuluma mõne suurema vormiosa külge. Aga kas selleks osaks on eelnev hümn või järgnev Maarja kiituslaul? Salmikest võiks käsitleda kui silda hümni ja Maarja kiituslaulu vahel. Ma ei ole põhimõtteliselt selle käsitluse vastu, aga kaldun arvama, et salmike kuulub pigem hümni juurde. Maarja kiituslaul on nii oluline vormiosa vespris, et see ei peaks vajama selle laadset miniatuurset sissejuhatust. Kui see aga nii oleks, siis peaks ju tasakaalu mõttes olema täiesti sümmeetrilise Maarja kiituslaulu lõpus ka salmike või mõni muu komponent, mis tasakaalu hoiaks. Võib ka olla, et kui palvetajad seisid siiani kooriruumis teineteisega vastakuti, siis Maarja kiituslauluks pöörduti altari suunas, et süveneda Kristuse kohalolusse altaril ja keskenduda viiruki suitsutamisele. Saabumas on vespri kulminatsioon. Salmike kõlaks siis täpselt pöördumise hetkel. Kuna esimest poolt salmikesest laulab eeslaulja, siis on kõikidel aega rahulikult pöörduda ja siis laulda oma vastus salmikesele. Salmikese hümni lõppu kuulumise kasuks räägib seegi, et hümni tekstid võisid tihtipeale sisaldada luulevormi ja vabadusliku entusiasmi tõttu traditsioonilisest õpetusest kõrvale kaldumist. Siis oleks salmike vabatekstilise luuletuse lõpus justkui tõe pitser, kinnitus, et lõpuks jääb kõlama miski, mis on kindlasti tõde. Ja tõde peab see olema, sest valdavalt on salmike just pühakirjast. Nagu eelpool räägitud, on kolmainu püha selles vallas erandlik, sest mitmed tekstid kolmainu püha propriumis on pühakirja välised.
Leidub õpetlasi, kes arvavad, et tõepitseri ülesannet hümni lõpus täidab ka riimitud kolmene doksoloogia. Kuulame nüüd koraali ja salmikest ning palun lahkelt kõikidel kaasa laulda. Suur on sinu saladus, üheks olev kolmiktaim, olematu armastus, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Suur on sinu saladus.
Kiidatud olgu püha kolmainsus ja tema jagamatu üksainsus. Me ülistame teda, sest ta on näidanud meile oma halastust. Räägin veel veidi sellest koraalist ja Pühalaulukooli koraalilaulust üldisemalt. Enamus koraale Pühalaulukooli praktikas on selgelt seostatavad mõne pühakirja tekstiga. Valik selliseid laule on leitavad väljaandest pühakirja lugu jutustavad ja seletavad koraalid. Viide selle väljaande täistekstile on taas kommentaariumis. Kolmainu püha on selles suhtes erandlik, et koraali tekstis tegeletakse üsna mahukalt kolmainsuse idee käsitlemisega, mis teatavasti on oluliselt uuem kui pühakiri ise. Kes pühakirja hästi tunneb, see leiab salmidest 2-5 pühakirja luulelist ümberjutustamist ja või viiteid kolmainu püha kirjakohtadele. Vaatame salmhaaval. Teises salmis on viidatud Toobiti raamatu 12. peatüki 6. salmile. Tsiteerin. Aga ingel kutsus nad kahekesi kõrvale ja ütles neile. Kiitke Jumalat ja tänage teda, andke temale suurt au ja tänage teda kõigi elavate ees selle eest, mis ta teile on teinud. Hea on kiita Jumalat ja kõrgeks tõsta tema nime, kui te austavalt jutustate Jumala tegudest. Ärge kõhelge teda tänamast. Tsitaadi lõpp. Selle kirjakoha kasutamist on leitud kolmainu püha algussalmide Benedictasit Sancta Trinitas tekstist. See tekst on meile teadaolevalt esmakordselt fikseeritud Saint-Louis 9. sajandi noteerimata missaraamatus. Antifooni ladinakeelse teksti Benedictasit Sancta Trinitas atque indivisa unitas confitebimur ei quia fecit nobiscum misericordiam suam teine pool arvatakse olevat seotud eelpool mainitud Toobiti raamatu tekstiga. Antifoni eestikeelne tekst võiks kõlada umbes nii. Ülistatud olgu püha kolmainsus ja tema jagamatu üksainsus. Ja nüüd siis teine pool, mis ütleb, me ülistame teda, sest ta on meiega teinud oma halastuse järgi. Või siis näidanud meile oma halastust. Koraali teine salm kõlab nõnda. Meile näidanud halastust, võimsaim jõud siin taeva all, kiitushüüd kolmainsusel, jagamatul Jumal. Hümni 3. salm viitab Vana Testamendi ehk siis missa esimese lektsiooni tekstile, mis pärineb prohvet Jesaja raamatu 6. peatüki salmidest 1-7. Laulutekstis kasutatud mõte pärineb lugemise viimastest salmidest. Tsiteerin. Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. Ja ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt on lepitatud. Tsitaadi lõpp. Koraalisalm sai selline. Seerav 6 tiivaga pühaks kiidab Jumalat, hõõguv süsi altarilt, hinge ängist puhastab. Järgmises 4. salmis puudutatakse missa teist lektsiooni ehk epistliteksti, mis pärineb püha Pauluse kirjast roomlastele. Tsiteerin. Oh, seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust. Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teid. Sest kes on ära tundnud issanda meele või kes on olnud talle nõuandjaks või kes on talle midagi enne andnud, et talle tuleks tasuda. Jah, temast ja tema läbi ja temasse on kõik, temale olgu kirkus igavesti aamen. Tsitaadi lõpp. Koraalis on sellest saanud rikkus, tarkus, tunnetus, Jumal ohsus sügavus, kes küll suudaks taibata, sinu käike jälgida. 5. salmis viiakse tähelepanu kolmainu pühal sagedasti loetud evangeeliumile. Tsiteerin. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile.
minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Tsitaadi lõpp. See on mõistagi Matteuse evangeeliumi 28. peatüki salmid 18-20. Tegelikult on vanakiriklik perikoop sellel kohal hoopis Johannese 3, 1-15 ehk Jeesuse kateheetiline vestlus Nikodeemusega. Ma eelistasin siinkohal Matteuse evangeeliumi, mille sõnum on koraaliteksti jaoks selgem ja reljeefsem. Jeesuse vestlus Nikodeemusega vajaks täiesti eraldi koraalilist käsitlust. 5. salmi tekst hümnis kõlab aga nii. Jeesus meile kõneles, meelevald on minu käes. Jüngriks tehke ristige kõik kolmainu nimesse. Niisiis, salm 2 tegeleb algussalmidega, salm 3 Vanatestamendiga, salm 4 epistliga ja salm 5 evangeeliumiga. Ülejäänud salmid on kolmainu Jumala ülistus või siis seletus kolmainu ideest, nii nagu mul on lubatud sellest aru saada. Loomulikult ei suuda napid värsistatud kokkuvõtted anda edasi pühakirjas kirjeldatud täies tervikus. Küll aga suudavad need värsid markeerida teatud kirjakohad ja seeläbi panna käsiteldava pühapäeva või kirikupüha piiblitekstid inimese hinges tervikuna resoneerima või ehk motiveerivad kuulajat neid kirjakohti veel kord üles otsima, neid lugema ja nende üle mediteerima. Tuletan vahepeal veel kord meelde, et Vespri osadeks jagatud terviksalvestis on leitav meie veebikodust. Sealt saate ka hümni eraldi kuulata, sellesse paremini süveneda ja miks mitte ka veel kaasa laulda. Ja nüüd oleme jõudnud Vespri kuldlõikelisse kulminatsioonipunkti. Algab Maarja kiituslaul. See koosneb antifoonist Tänu olgu sulle Jumal, mis on tõlge keskaegsest ladina tekstist Gratia tibi Deus. Selle antifooni tõlgitud tekst ja viis pärinevad aastast 2013, mis oli Pühalaulu kooli algusele märksa lähemal kui tänane päev. Selles antifoonis on juba näha püüet arvestada meloodias eesti keelele omase laskuva lause intonatsiooniga. Siiski on ka mitmeid tõusva intonatsiooniga sõnu, näiteks kõike hõlmav. Selle emakeelse pühalaulu kihistuse antifoonides on märksa rohkem kõrvale kaldeid loomulikust prosoodilisest intonatsioonist, sest ma ei osanud seda veel täiel määral rakendada. Kantikumitooniks on Erik Jõksi poolt Püha Birgitta õdedele komponeeritud 7. laadi pidulik kantikumitoon. Maarja kiituslaulus on kantoriks Kalle Vilbaste, kes on väga pika kogemusega kirikulaulja ja kiiduväärt pühalaulu entusiast ladina, eesti, aga ka esperanto keeles, mida Kalle vabalt valdab. Kalle püüab emakeelse pühalaulu lippu kõrgel hoida Tallinna Pühavaimu koguduses vesprite pidamisega. Samuti valmistab ta iga aasta augustis ette ja viib läbi põhjaliku pühalaulu laagri Saaremaal Pöidel, kus kõlab pühalaul mitmes keeles. Kalle laulus on eriti vaja esile tõsta tema pikast kogemusest tõukuv tõsidus ja süvenemisvõime, millega ta lauldavasse teksti suhtub. Nüüd kõlabki Maarja kiituslaul, samal ajal suitsutab isa Steve altarit, mida on ka salvestisel kuulda. Jumalateenistusel assisteeris teda diakon Tiit Tseiger. Tänu olgu sulle, Jumal. Tänu olgu sulle, tõeline ja terviklik kolmainsus.
Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved. Sest mulle on suuri asju teinud vägev ja püha on tema nimi. Ja tema halastus kestab põlvest põlveni. Need, kes teda vardavad. Ta on näidanud oma käsi varredamisi. Ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südamemeelest. Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke. Näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjaks. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust. Nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Abrahamile ja tema järglastele igavesti. Olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Tänu olgu sulle, Jumal. Tänu olgu sulle, tõeline ja terviklik kolmainsus, ainus ja kõikehõlmav pühadus, püha ja ainus terviklik. Jumalateenistused on ideaalis paljumõõtmeliselt astmelised. Üldine sujuv tervik, mida ma olen hakanud nimetama Jeesuse särgiks, mis on õmblustada kootud ühes tükis ülalt alla, nagu kirjeldatakse Johannese evangeeliumis, sisaldab pidevaid liikumisi erinevatele tasanditele. Kas mäletad, kallis kuulaja, kui ma ütlesin ennist, et 5 psalmi järel, tsiteerin, on osalejad sisenenud uuele keskendumise tasandile, mille reaalsus on sootuks teistsugune. Tsitaadi lõpp. Maarja kiituslauluga peaks ideaalis toimuma taas liikumine uuele tasandile. See on liikumine mitmemõõtmelises vaimses ruumis. Me saavutame uue taseme oma hinge sügavuses, aga samas astume veel astmekese üles, Kristuse jalgadele lähemale. See on imeline ja erakordne metamorfoos, mis meid tabab. Me liigume korraga alla ja üles. Selline liikumine võib meil aidata taibata paljumõõtmelisust, ulatuvust
nagu püha Paulus määratleb 4. mõõtme kirjas Efeslastele. See on väga sobiv seisund hakata palvetama litaaniat. Tegelikult on palvelaul ehk preeches traditsioonilises ladina vespris määratud ainult valitud päevadele. Pühalaulukoolis aga kõlab igal vespril mõni litaania või palvelaul ja selleks on raamatu Maarjamaa õhtupalvused helesinises sektsioonis juba kenake valik repertuaari. Kuna 16. juuni oli Kristuse pühima ihu ja vere püha, siis kasutasime vespril Kristuse vere litaaniat. Litaania teksti on tõlkinud preester Rein Õunapuu ja nagu isa Reinu tõlgetele omane, on see hästi sõnastatud ja arusaadav. Klassikalisele litaaniale omaselt on tekst selge vormiga, millesse kuuluvad algusosa, issand halasta, 3 ainsusele suunatud palve, litaania nimipalved, mis moodustavad terviku põhiosa, palve Jumala talle poole, salmike, näe, siin on ka salmike tekstiga issand, sa lunastasid meid. Seejärel temaatiline palve ehk siis päevapalve ja lõpetuseks aamen. Litaania ise on terviklik ja hästi läbimõeldud vorm. See on justkui Jumala teenistus Jumala teenistuses. Nagu uks, mis avaneb teise ukse sees. Ja see võib meid üsna ootamatult inspireerida mõtlema väljaspool tavapärast aegruumi. Litaania viisis on eeslauljale antud võimalus muuta litaania nimipalvete sektsioonis teksti jõulisemates murdepunktides helistikku. Nimipalvete vormi osas on 24 palvet, mis kirjeldavad Kristuse vere rolli inimkonna elus kõige erinevamatest aspektidest. Eeslaulja vastandab helistikku järk-järgult kõrgemaks dramaatilisemate salmide alguses. Näiteks Kristuse veri piitsutamisel voolanud, Kristuse veri ilma milleta pole andeks andmist ja Kristuse veri märtrite vaprus. See peegeldab hästi palvetamise vaimset pinget ja on ka muusikaliselt vaheldusrikka. Alates 17. palvest Kristuse veri kannatuste leevendub ka pinge. Seda seetõttu, et eeslaulja hakkab järk-järgult helistikku madalamaks vastandama. Nimipalvete tekst on juba algupäraselt nõnda komponeeritud, et palvete intensiivsus kasvab kuni umbes 2/3 lõpuni, millele järgneb rahunemine. Siingi on kuldlõikeline kulminatsioon hästi tuntav. Selline helistike vastandamine, mida võib väga tinglikult regilaulu eeskujul nimetada kergütamiseks, on samuti justkui liikumine paljumõõtmelises vaimulikus ruumis ühelt tasandilt teisele. Helistike vahetamine litaania ajal on vabatahtlik. Mõni kantor eelistab laulda kogu litaania nimipalvete osa ühes helistikus. Samuti võib teha ainult mõned helistikuvahetused. Kristuse vere litaanias on kantoriks Erik Jõks. Issand halasta, Kristus halasta, Kristus kuule meid, Kristus võta meid kuulda. Jumal taevane Isa, Halasta meie peameid, Jumal Poeg, maailma lunastaja, halasta meie peameid, Jumal Püha Vaim, halasta meie peameid, Püha kolmainus Jumal, halasta meie peameid, Kristuse veri, Jumala ainus sündinud poja armastusest kingitud, lunasta meid,
Kristuse veri Jumala lihaks saanud sõnast lähtunud. Lunasta meid. Kristuse veri uue ja igavese lepingu pärast valatud. Lunasta meid. Kristuse veri Getsemani aias maad niisutanud. Lunasta meid. Kristuse veri piitsutamisel voolanud. Lunasta meid. Kristuse veri okas krooni haavadest imitsenud. Lunasta meid. Kristuse veri ristil ära valatud. Lunasta meid. Kristuse veri meie õndsuse lunahind. Lunasta meid. Kristuse veri ilma milleta pole andeks andmist. Lunasta meid. Kristuse veri, mis toidab meid pühal armulauale. Lunasta meid. Kristuse veri halastuse hoovus. Lunasta meid. Kristuse veri kurjade vaimude hukatus. Lunasta meid. Kristuse veri märtrite vaprus. Lunasta meid. Kristuse veri usu kannatajate tugevus. Lunasta meid. Kristuse veri neitsite vooruslikkus. Lunasta meid. Kristuse veri ohus olijate rahustus. Lunasta meid. Kristuse veri kannatuste leevendus. Lunasta meid. Kristuse veri nutjate lohutus. Lunasta meid. Kristuse veri meeleparandajate lootus. Lunasta meid. Kristuse veri surijate kinnitus. Lunasta meid. Kristuse veri meie südamete rahu ja helvimus. Lunasta meid. Kristuse veri igavese elu tagatis. Lunasta meid. Kristuse veri hingede pääste puhastustulest. Lunasta meid. Kristuse veri väärt kõike kirkust ja au. Lunasta meid. Jumalatal, kes sa maailma patud ära kannad, hoia meid, Issand. Jumalatal, kes sa maailma patud ära kannad, võta meid kuulda, Issand. Jumalatal, kes sa maailma patud ära kannad, halasta meie Issand, sa lunastasid meid oma püha vere läbi ja tegid meid Jumala kuningriigi väärilisteks. palvetage. Kõige vääriline igavene Jumal, kes sa andsid maailmale oma ainussündinud poja, et tema vere läbi meid lunastada. Lase meil Kristuse kannatuste müsteeriumi sügavas usus austada, et tema veri hoiaks meid kurja eest.
ja juhataks meid igavesse õndsusse taevariigis, kus ta elab ja valitseb igavesti. Mida vespri ajateljel edasi, seda sagedasemaks saab liikumine ühelt vaimselt tasandilt teisele. Vesprit alustades olime argitasandil ja pidime võtma aega oma meelte rahustamiseks 5 psalmiga. Pühakirja kuulamisse ja vastuslaulu laulmisesse sisenesime juba teise tundega. Maarja kiituslaul viis meid taas uude vaimulikku ruumi ja litaaniat alustasime jälle uutmoodi olekus. Nüüd oleme jõudnud päevapalveteni, milles usk hakkab asenduma teadlikkusega Jumala vahetust ligiolust. Üleloomulik reaalsus hakkab justkui kohale jõudma. Päevapalved esitatakse just sellise teadlikkusega. Mitmed inimesed on öelnud, ja minagi olen mitmel korral kogenud, et päevapalved on kõige erilisem hetk vespris. See on igavikulise ja ajaliku kokkusulamine. Meil on olnud hea olla koos kolmainu Jumala osaduses, aga vesper hakkab lõppema ning järk-järgult tulevad igapäevased teemad meie ellu tagasi. Ometi oleme justkui uueks loodud. Meid valdab erakordne ja vabastav rahu just päevapalvete ajal. Pühalaulukoolis on kombeks laulda vähemalt 4 päevapalvet. Taas on teemaks möödunud pühapäeva või kirikupüha missa tekstid. Kõigepealt algussalmid, siis epistel ja siis evangeelium. 4. on kokkuvõttev lõpupalve. Lisanduda võivad veel temaatilised palved vastavalt olulistele sündmustele. Samuti võib toimuda mõne pühaku mälestuspäeva ja või kirikupüha meenutamine ja või ELK kirikukalendris märgitud sündmuste palves tähistamine. Kui päevapalvetes meenutatakse pühakuid, siis tuleb vastavalt sellele täiendada ka kokkuvõtva palve teksti. Päevapalved võivad kesta 5-10 minutit, aga meil ei ole kiiret. Ühises osaduses, milles kõikidel on olnud oma roll, ei tundu see aeg pika ja tüütavana, pigem vastupidi, see võiks kesta veel ja veel. Kuna seekord on tegemist suure pühaga, siis on esimene päevapalve eriline tänupalve kolmainu müsteeriumi saladuste ääriveeri kogemise eest. Näiteks ülestõusmise ajal algavad päevapalved alati Kristuse ülestõusmise meenutamisega. Teiseks on tänupalve Pühalaulukooli 10. õppeaasta ja emakeelse kirikulaulu eest ning palve meie tuleviku pärast. Järgneb samal päeval peetud Kristuse pühima ihu ja vere püha tähistav palve. Seejärel palvetame vennaste koguduse eest, sest 16. juunil on vennaste koguduse sünnipäev. Siis järgnevad juba kolmainu püha missa algussalmide, epistli ja evangeeliumi teemalised palved ning kokkuvõttev lõpupalve. Evangeeliumi teemaline palve on traditsioonilise perikoobi teksti ehk siis Johannese 3:1-15 järgi. Iga palve lõpus vastab kogudus aamen. Palveid laulavad isa Steve Nowers, Reet Kukepall, Kalle Vilbaste, isa Ahti Udam, Tiina Köömnemägi, Merje Schultz, taas Tiina Köömnemägi ja Erik Jõks. Palvetekstidega koos on ekraanil ka meloodia vormel, mida päevapalve laulmiseks kasutatakse. Nagu te võite kuulda, lubavad kantorid siin ja seal endale mõningat muusikalist vabadust, mida ma neile sugugi pahaks ei pane. Palugem. Oikavaalina Jumal, halastaja armullina taivaana Isä. Me tänämme sinne, et sä olet meidän luvannut koketa kolmainun Jumalan mysteriumiin. Me tänämme, et
olemme teinud yhtä pyhää ja terveellikku kolmainu Jumalat. Sind Pyhä Isä ja Luoja, sind Pyhä Jeesus ja lunastaja, sind Pyhä Vaim, eläväks tekijä, juhlakaa ja lohutaja. Me palomme, et meidän vaimosilmat ja vaimokorvat voiksit sinua aina enam ja enam avanada. Tunnetamaks pyhä omaisuus ja selätämätut salatus. Kristuse, meidän Isäntä läpi. Sügisel võiks koguneda veelgi arvukam hulk ustavaid, sinu püha sõna kuulama ja lausuma Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Kõige väenenud inimese armastaja Jumal, me täname sind, et võime täna tähistada Kristuse pühima ihu ja vere püha. Ole kiidetud, et sa oled seadnud pühima armulaua sakramendi ja oled selle kaudu loonud meile igapäevase ihuliku osaduse oma poja, meie lunastaja Jeesuse Kristusega. Olgu Jeesuse ihulik kohalolek meie eludes vääriliselt austatud ja hinnatud ja ehitagu see meid täielikult anduma oma päästjale Jeesusele Kristusele, Kristuse meie Issanda läbi. Armas taevane Isa, me mõtleme täna sinu vennaste kogudusele. Me täname, et sa kutsusid oma ustavad sulased austama Kristuse ristiväest kantud osadust kõikjal maailmas. Tänu sulle, et sa oled Maarjamaale istutanud vennaste koguduse vaimsuse, mis innustab meid sinu pühast sõnast otsima, sinu ligiolekut ja sinu palet. Me palume sind, õnnista vennaste kogudust Eestis ja kõikjal maailmas, et nad võiksid olla sinu sõnatruud külvajad Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Me ülistame sind, püha kolmainus Jumal, ja me ülistame sinu jagamatut üksainsus. Me kiidame sind, sa kõige väeline, et sa oled meile näidanud oma haastust. Me täname sind, Issand, meie Jumal, ja
me alandume sinu ette, salasuste isa. Me alandume sinu rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavuse ette. Kuigi me ei suuda uurida sinu kohtumõistmisi ega jälgida sinu teid, oleme tänulikud selle helge tunnetuse viivu eest, mida sa meile täiuslikkuse vaimseks kompamiseks kingid. Olgu meil sinu armu taibata püha Pauluse sõnu. Jah, sinust ja sinu läbi ja sinusse on kõik. Sulle olgu kirkus igavesti. Kristuse meie issanda läbi. Armas taevane isa, me palume, et sa oleksid meiega ikka kannatanud ja õpetaksid meile Jumala riigi suuri saladusi oma poja Jeesuse kaudu nõnda, nagu sa kord õpetasid Nikodeemost. Me palume, et sul oleks meie jaoks alati lootust ja et sa avaksid meie südamed taipama tõde. Heida armu, et meie kohta võiks kõlada sinu poja Jeesuse Kristuse sõnad. Kes sünnib ülalt, võib näha Jumala riiki. Kristuse meie issanda läbi. Olgu meil sinu armu, et käia koos üles tõusnud Kristusega siin ajalikus maailmas ja jõuda lõpuks igavesse taevasesse isamajasse, kus võime koos pühima neitsi Maarja ja kõikide sinu inglite, pühakute ja märtritega sind kiita ja ülistada igavesti. Me palume seda sinu poja, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes elab ja valitseb koos sinuga püha vaimu ühtsuses, üks kolmainus Jumal igavesest ajast igavesti. Vespri viimase vormi osana kõlab lõpetus, mis kasutab sama meloodilist materjali nagu alustus ja salmik. Peale lõpetust on hea jääda veel viivuks vaikseks ja püüda läbi elatu isiklikus tänupalves Jumala ette tuua. Tuleks mõelda, mis minuga täna jumalateenistusel juhtus. Mille eest ma Jumalale tänulik olen? Kuulame lõpetust. Issand, olgu teiega ja sinu vaimuga. Ülistagem Issandat. Tänu olgu Jumalale. Ustate hinged, puhaku Jumala halastuse läbi rahu.
Nüüd meil kõik vespri osad on kuulatud ja pisut ka läbi arutatud, võiks kokkuvõtteks öelda, et sellelaadne lauldud vesper sisaldab endas täit läbilõiget kirikulaulust. On psalmilaulu, psalmide kantikum, on hümnilaulu, koraal ja on vaimuliku laulu, litaania. See mitmekesisus sisaldab endas kirikulaulu mõlemat põhitüüpi. Proosatekstiline kirikulaul ehk püha laul ja stroofilise värstekstiga kirikulaul ehk koraalilaul. Kirikulaulu mitmekesisus on võrratu ja selle kogu diapasooni hea tundmine on vaimuliku elu avardamise jaoks erakordne vahend. Lohemao pikkune loeng hakkabki läbi saama, veel saba ots on jäänud. Ma loodan, et sa, kallis kuulaja, said mahti kogu materjali läbi kuulata ja ehk isegi läbi töötada. Ma julgustan sind esitama mulle küsimusi ja mis veel olulisem, konstruktiivset kriitikat. Samuti ootan koos kogu Pühalaulu kooliga sind, armas sõber, võtma osa meie 4-päevastest kohtumistest Kaarli kirikus. Kui pikk vahemaa tulla ei võimalda, siis püüa organiseerida Pühalaulu rakuke oma koguduses. Me tuleme sulle appi, kui sa meid kutsud. Kõikides nendes asjades palun kirjuta mulle erik.joks@eampt.ee ja vaata lisa www.psalmus.eu. Olge ikka rõõmsad ja laulgem Issandale uus laul.